Kui me lõpetame vabanduste otsimise, saavutame oma eesmärgid. Sageli leiame end olukordades, kus vabandused on meie kõige levinumaks vastuseks. Need on sõnad, mille abil me kaitseme end võimaliku ebaõnnestumise eest. Nendeks lauseteks on tavaliselt mul ei ole aega, ma pole veel valmis või see pole minu jaoks. Need väikesed laused ongi tegelikult just vabandused, mis meid tagasi hoiavad. Kui me lõpetame nende vabanduste kasutamise, leiame oma eesmärgid ja ka tulemused. Kui me lõpetame vabanduste otsimise, saavutame oma eesmärgid. Tähendab, et edutee leidmine algab sellest, et lõpetame enda piiramise vabandustega ning võtame täieliku vastutuse oma tegude ja otsuste eest. Vabandused annavad suurepärase põhjuse, miks asjad ei toimu. Need loovad illusiooni, et meie olukord on väljaspool meie enda kontrolli, et meie edu sõltub kellegi teise tegevusest. Kuid see on vaid varjatud takistus, mis ei võimalda meil areneda ega ka edasi liikuda. Vabanduste kõrvaldamine tähendab aga, et me otsustame mitte hakata otsima põhjuseid, miks midagi ei tööta, vaid keskendume hoopis sellele, mida saame ise päriselt teha, et oma olukorda muuta. See tähendab enda vastu aus olemist ja julgust võtta riske, isegi kui tulemus võib alguses tunduda ebakindel. Oma kogemuste põhjal hakkasin nägema positiivseid muutusi alles siis, kui ma lõpetasin pideva vabanduste esitamise ja hakkasin tegutsema. Iga samm, mille astusin vabanduste kõrvale jätmiseks, tõi kaasa konkreetsed edusammud. Esialgu ei pruukinud need edusammud olla suured, kuid need kasvatasid eneseusku. Need sisendasid minusse teadmise, et ma leian lahenduse ja viisi. Kui kuidagi ei saa, siis kuidagi ikka saab. Ning äge on selle juures mõista, et edu ei paista välja suure plaani või unistuse täitumise kaudu. See on tulemus pidevast ja sihikindlast tegutsemisest. Iga kord, kui ma otsustasin, et enam ei oota õiget hetke ega püüa midagi õigustada, tekkis uus uks uutele võimalustele. Õige hetk tuleb alles siis, kui me tegutseme. Vabandused võivad olla kui mugavad maskid. Need takistavad meil vastu võtmast tõde. Ja tõde on see, et meie edu peitub ainult ja ainult meie enda tegudes ja otsustes. Kui me loobume kahetsusväärsetest vabandustest, avanevad meie ees uued uksed. Ava need. Ära eelda, et need uksed on lukus. Ainult nii saad sa hakata kasvatama enesekindlust. Ainult vastutuse võtmisega me mõistame, et edu ei ole seotud väliste sündmuste ja põhjustega, vaid ainult meie enda sisemise jõu ja pühendumusega. Jõud ületada oma teel olevaid takistusi peitub julguses, astuda välja oma mugavustsoonist ja tunnistada, et kõik vajalik on juba meis endas olemas. Kokkuvõttes tuletab see mõte, kui me lõpetame vabanduste otsimise, saavutame me tulemused meile meelde, et edu saavutamine algab sellest, et lõpetame vabanduste selja taha pugemise ja võtame vastutuse enda kätte. Vabanedes nendest piiravatest mõttemallidest, laseme oma sisemisel potentsiaalil särada ning saavutame tulemused, millest oleme unistanud. Edu on meie enda kätes. Sammud, mida me astume või ei astu, määravad, kas me jääme sõnade tasemele või loome tõeliselt ise oma tulevikku. Aitäh kuulamast ja järgmiste kohtumisteni!